Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Kuule ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee. Tere tulemast kuulama uut taskuhäälingut Kaalujutud, kus räägime kehakaalust nii, nagu sellest tegelikult rääkima peakski. Ehk siis avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt. Kehakaal on üldiselt selline teema, mis on mattunud eelarvamuste, müütide ja lihtsustatud lahenduste pakkumise alla. Rasvumine on aga tegelikult keeruline krooniline haigus, mis mõjutab väga suurt osa Eesti inimeste füüsilist ja vaimset tervist. Ometi käsitletakse seda sageli vaid kas iseloomu või siis iluküsimusena. Ning Kaalujuttude saadetes räägimegi, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Vestleme arstide ja ekspertidega, et murda kehakaaluga seotud müüte ja pakkuda tuge neile, kes otsivad päris vastuseid. Oktoober on vaimse tervise kuu, november on meeste tervise kuu ja seetõttu toome esimeses saates fookusesse kehakaalu ja vaimse heaolu teema. Nii tegelik kehakaal kui ka see, kuidas ja millisena me oma keha tajume, mõjutab ju olulisel määral meie üldist vaimset seisundit. Ja avasaates räägimegi sellest, kuidas kehakaaluga seotud stigmad ja eelarvamused mõjutavad inimese enesehinnangut ja tahet tervema elu poole liikuda. Stuudios on meil täna 2 külalist, kaalulangetuse psühholoog Kari Kuulman. Tere, Kari! Tere! Ja Kari selgitab, miks me kipume inimesi nende kehakaalu põhjal hindama ja kuidas kehakaaluga seonduvad teemad võivad meie vaimset tervist mõjutada. Ja veel on meil stuudios Aleksander Popov. Tere, Aleksander! Tere! Ja ma loodan, et Aleksander siis jagab ausalt oma isiklikku kogemust ning arutleb, et kuidas siis huumor ja eneseiroonia võivad olla sellised toimetuleku vahendid. On see nii plaanis sul? No, jah. Ja tegelikult kehakaal tuleb teemaks ka Aleksandri uues stand-upis Stigmast Sigmaks ja ongi aeg saatega alustada. Mina olen saatejuht Eve Kallaste. Alustuseks ma usun, et te mõlemad olete mõelnud selle üle, et miks me üldse kipume inimesi nende kehakaalu põhjal hindama, et me ju me anname hinnanguid inimestele igasugu asjade põhjal ja üks sellest kategooriast on kehakaal, et Kari, kas sa, eksperdina oskad kuidagi vastata sellele? Miks me hindame inimesi kehakaalu põhjal? Ja selles suhtes, et see on suhteliselt kuidas ma ütlen, see on hea lihtne asi, mille põhjal inimesi hinnata, see on ju. See on asi, mis paistab kohe välja. Paistab välja ja võib-olla hindavad tegelikult ju mitte kõik. Hindavad ikkagi enamasti need, kes on moel või teisel selle kehakaaluga kuidagi viisi kas ise kimpus olnud või ise kokku puutunud, sellepärast, et meil on selline äge sõna on atributsiooni viga. Ehk me eeldame, et inimese kehakaal on tema enda kontrolli all ja inimene justkui kas valib või siis vähemalt valib mitte oma kehakaalu muuta, eks ole. Ja see on hea põhjus anda hinnangut, et kuule, et järelikult sa oled siis laisk või järelikult sa ei viitsi, eks ole, või sa oled lohakas, et sul ei lähe see korda. Et on see nähtav asi ja meil on väga selged nii-öelda otsustusmehhanismid, et ülekaaluline võrdub siis nii-öelda laisk ja paks ja lohakas ja see on ilmselt see kõige suurem põhjus. Kas see annab siis inimestele tunde, et ma olen siis tast kuidagi parem, ma kuidagi saan oma kehakaaluga hakkama või ma ei pea sellega tegelema, et see on ju nii lihtne? Absoluutselt, loomulikult. On 2 varianti. Kas olla ise hea või mõelda teisi halvemaks, eks ole. Et kas tõusta ise üles või suruda teisi allapoole. Selline kehakaalu põhjal hinnangute andmine ongi see, et on, kuidas on, aga vähemalt ma olen normaalkaalus, et ma ei ole mingi selline, nagu näitel paks, eks ole. Et see tunneme kohe hästi ennast. Aleksander, ütle, sa tegeled huumori ja satiiri ja sellise valdkonnaga, et kas sa oled ilmselt selle võrra keskmisest inimesest tundlikum erinevate teemade suhtes. Ma panen sinna kategooriasse siis ka selle, et kas sa oled ka kaalu teema suhtes keskmisest tundlikum? Jah, selles mõttes, et ma hakkasin kogu seda kino, mida ma nüüdseks siis oma elatustavaks hobiks kutsun. Muu hulgas kunagi alateadlikult, ma arvan vähemalt,
ma ei ole siin mingi spetsialist, tegema sellepärast, et huumor on hea kaitsemehhanism. Kas ma nüüd tundlikum olen? No, selles mõttes ma olen kõik need ilusad või vähem ilusad ja koledad seigad oma elust läbi käinud, et ma kunagi ajateenistuses sattusin vaatama filmi Klass, sest meil oli maru palju vaba aega. Ja ma samastusin selle õnnetu kutiga, keda seal igatpidi alandati. Ma küll otseselt nagu peakiusaja rollitäitjale vastu lõgemaid anda, võib-olla füüsiliselt ei taha, ma saan aru, et ta mängis oma rolli. Ta mängis seda hästi. Et, no, eks ikka võtad rohkem sisse seda, mis ümber toimub. Mõlemat pidi. Sa näed seda, kuidas inimestele tuleb lihtsamini teiste halvustamine, näiteks tõesti välja paistvate mingite kehaatribuutide osas, aga teist pidi ka muidugi ka see, et mõni inimene leiab, et vahepeal on tore kambas kaasa karjuda, siis on lihtsam sa arvad, et sa samastud selle, nagu see sama Klassifilm on hea näide, et seal ju nii-öelda kambajuht oli 1-2, paljud jooksid lihtsalt sellepärast kaasa, et see on turvalisem koht, kus olla, vastasel juhul oled sa sulle kamba sihtmärk. Aga tundlikkusega, eks ta vist on niimoodi läinud, et elu on need kaardid mänginud niimoodi, et kui sa oled ise mingeid asju kogenud, siis sa paned neid rohkem tähele, olles võib-olla võimeline kindlasti asetuma selle ohvripositsiooni. Ja mingil määral nägema ka seda, miks ta ohvriks sai. Millal sa üldse oma elus esimesi kordi hakkasid mõtlema, et oota, kas ma olen see inimene, kes peab oma kehakaaluga tegelema? Ja. Siis, kui ma lapsena arsti juures käisin, mul oli lapsepõlves selline seiklusrohke rada läbi Eesti Vabariigi, taasiseseisvunud Eesti Vabariigi meditsiinisektori, kus mul oli selline kafkalik tore kogemus lapsena, et käisid sama ukse taga väga mitu korda ja põhimõtteliselt väga erinevaid vastuseid kogu aeg. Aga see kõik enamasti taandus sellele, et ma olin liiga paks ja sellepärast mul oli kõrge vererõhk ja siis oli vaja kaalust alla võtta ja siis pidi väidetavalt imejõul vererõhk paremaks minema ja siis ma võtsin kaalust alla ja vererõhk ei läinud paremaks. Ja ma läksin samasse kabinetti, kus ma ennem käisin ja mul öeldi, et vist ei ole kaalu pärast ja mina istusin, mõtlesin, et vist ei ole küll, jah, et aga mis siis nagu järgmine lototroni number ütleb, et äkki ma peaks endale midagi küljest ära lõikama. Ja niimoodi ma seal käisin, kuni ma vist 15 aastat tagasi võib-olla natuke rohkem lõpuks suutsin ära veenda arstid, et äkki prooviks seda vana head tablaka värki, et see kaaluga me oleme siin nagu proovinud ja muid asju ka ja spordi tegemisega, et aga tundub, et siin vist ikka on midagi rohkem, et kaaluga või kaaluta, aga vererõhk on ikka kõrge ja siis ma võtsin pikalt tablette ja siis ma sattusin haiglasse südamearütmiaga ja tuli välja, et ma olin võtnud vererõhutablette, mis ei tööta ja ühesõnaga see võib kõige lihtsam öelda, see algas sellest, et kui üks arstitädi vaatas mind ja ütles, et sa oled rasvane ja siis ma mõtlesin, et ju siis olen jah, et ma olin ma teadsin alati enda lapsena, et ma nagu olen suurem ja truilakam ja vahepeal mul oli kunagi üks äge maadlustreener, kes leidis, et ongi vaja, sest et raske, tema loogika oli see, et sa maadled raske kaalus, sa pead raske olema, kui niimoodi lihtsustatud võtta, keeruline on selle loogikaga tõesti vaielda, et kui sa raske kaalus raske oled, mingid asjad töötavad, eks ole. Jama oli muidugi see, et saist oli 12 ja nägi välja nagu kõndiv Rubiku kuubik, et tekitas teatud muid ebamugavusi stiilis, tänase päevani muidugi on see ebamugavus, et riideid on raske saada. Kui just internetist ei telli, aga siis võib-olla tellid valest firmast ja siis kõnnid õnneliku näoga ringi jopega, mida siin nagu Eesti meedia väidab, vaidetavalt eelistavad neonatsid ja mõtled, et soeng on õige. Et kuulajale täpsustuseks, et su soeng on... Mul soeng on see, et soengut ei ole, kuigi selline, võiks öelda, et kuskil seal puupaku ja nahkse jalgpalli vahel ma oma selle juukseliiniga olen, juukseliin kuskil seal kukla piiri peal, et aga nii ta läinud on selles mõttes, et
ma ei saa nüüd öelda, et ma lapsena mingi meeletult aktiivne laps oleks olnud, eks ma vanemad proovisid muga igasuguseid toredaid trenne. Ma olen eks isegi akrobaatika trennis käinud, mis võib olla selles mõttes füüsika mõttes oli huvitav vaadata, et kuidas 120 kilo batuudi peal võrkab, aga kas see nüüd nagu treeningkogemusena on midagi sellist, mille peale mõelda, siis ütleme nii, et seda spagaadikatset ma ei unusta mitte kunagi. Samas tundub nii, et hoolimata sellest, et sa said varajases nooruses selle hinnangu oma kehakaalu kohta, ei ole takistanud see sul üldse elamast ega asju tegemast, aga läheme selle algse küsimuse juurde tagasi, et milline on sinu kogemus, et kuidas inimesed nagu hindavad teisi selle kehakaalu põhjal või hinnanguid annavad? Oi, see on täiesti brutaalne. See on nii lihtne tulema, see käib nipsust, siin on mingit probleemi. Sest kõik see, mis on nähtav, mis on teistele nähtav, selle üle on situatsiooni huumor on see, mis paneb inimesed kaasa tulema. Pigem kui see, et näiteks kui sa hakkad kellegi kohta rääkima, et ta võib-olla ei ole kõige kiirem mõtleja või ei ole kõige originaalsemate ideedega, siis need, kes kuulavad seda, kui nad ei näe teise inimese pähe. Nad ei kujutle seda ette. Täpselt, et nagu siin hiljuti meil ka mõtiskleti meediakanalites, et mis küll Isamaa juhi peas toimub, küsige, äkki ta räägib. Aga siin on sama, et kui ma ei tea, mis seal toimub, siis mul on keerulisem kaasa minna. Et see võib tunduda naljakas, aga mõni inimene hakkab ikkagi mõtlema, et samas, kas nüüd on. Aga kui sa näitad kellegi peale näpuga, paks, kõik on jah. Ja vahet ei ole, kas ja sa saad selle märgi külge. Üks on see märk, teine on nagu see, et see, kes tahab seeläbi sinu või kes tahab seda võitu, kiiret hahaad või kuidagi, et näidata, et ta on domineeriv kellegi teise üle, siis see on sama nagu öelda kellegi kohta, et sa oled loll. See on selline sõna, mis haakub inimesed arvatavasti. Ja sellele on päris raske vastu vaielda. Kui sa hakkad selle vastu vaidlema, siis nagu tekib jah, mingil määral vast tõesti, sest et siis tekib nagu see, et sa pead ju kõigepealt suutma välja mõelda, et miks ta sind lolliks kutsub, lisaks sellele, et see võib-olla ongi see, et 90-ndatel Eestisse jõudnud VHS-il näidatavad Ameerika Ühendriikides väga tänase päevani, ma arvan, populaarsed sellised keskkooli komöödiad või keskkooli draamad, eks ole, et kus me saime varakult teada, et keegi on populaarne, keegi ei ole populaarne ja kõik tahaks hängida poppidega ja keegi ei taha olla see heidik ja lõpuks siis nagu tekibki see, et keegi, kes tahab domineerivat positsiooni endale saada, siis see enamasti käib kellegi teise nõrkuse arvelt, ilma et nad mõtleks kordagi selle peale või tahaks tunnistada endale, et tegelikult see teiste nõrkuse ärakasutamine on nõrkus iseeneses. Kusjuures ma olen ka mõelnud selle peale, et kas need tollased komöödiasarjad mitte ei mõju noortele tegelikult nagu halvasti. Et kui ma võrdlesin, olles ise veel nagu noorem, neid sarju sellega, milline oli minu meelest päris koolielu, siis minu päris koolielu oli nii nagu tore nende sarjadega võrreldes. Pole mingit nagu kiusamist, pole mingit nagu nükest nagu draamat. Võib-olla see lihtsalt nagu oli nagu minu kogemus, aga mina vaatasin neid nagu Ameerika sarju nagu suu lahti ausalt öeldes. See selleks, mulle tundub, et võib-olla ma olen vähemuses praegu. Mille Ameerika sarjade vaatamisega või ei, sellega, et milline see päriselt koolielu on, et minu meelest päris koolielu ei olnud nii kiusamis võib-olla keskne. Mina käisin 90-ndatel koolis. Ma mäletan väga hästi seda, et väiksemates klassides olid sina see, keda kiusati ja siis suuremates olid sina see, kes kiusas. Et tegelikult see oli nagu normaliseeritud, et see ei olnud isegi see, et õpetaja tuleb vahele, et poisid, lõpuks oli see, et õpetaja läks mööda minnes, pani päeviku vahele, poisid, õues tehakse selliseid asju. Et mingi kiusake õues. Siit koridori pealt ära, sest muidugi näeb ja siis peab sekkuma. Peab tegelema asjaga. Nagu mis nälja teete, et tahad malli anda koolimaja nurgadaga seal, kus need 12-nikud toba tahavad, seal kõrval. Ühtlasi peast direktori auto puhtaks, siis tal on pärast parem töö. Ja kusjuures meil oli samasugune kogemus, aga mõte oli selles, et poisid ja tegelikult see kool on selline sotsiaalne eksperiment, eks ole, see on selline osa on ka, ütleme, kool on tegelikult selle ühiskonna küpsuse peegeldus, eks ole, et mis ühiskonnas laiemalt ja mis kodudes tervikuna nagu küpseb või toimub, see siis nagu peegeldub seal koolis, et kui me hakkame perest pihta, meil täna see teema ei ole see, aga kui me hakkame perest pihta ja kui seal nagu normaliseeritakse see, et kuule, et kui sul tegemata on, et ma panen sul üle kupu korra,
siis oled koolidelt ka, et kuule, et ma ei tea, söögiraha ei anna vaasa üle kuppu, no Eestis ei olnud seda söögiraha asja, aga noh, ma isegi pean tunnistama, et olen kiusanud ja siiamaani tunnen halvasti ennast, et no, ma tänapäeval ei tee sellist asja, ja jumal tänatud, et seda ei ole. Aga minnes tagasi meie teema juurde, et Aleksander, kas see, et sinu kehakaalu on kuidagi nagu rõhutatud või esile toodud, mõjutab sind ja kuidagi sinu seda vaimset heaolu kõigutab või oled sina just selline tüüp, kes oskab nagu lasta nagu niisugused asjad mööda külgi maha voolata? Ei, kaugel sellest. Mul lihtsalt on üks vaimse tervise kollaps juba vahel, et ma nüüd nagu selles mõttes käisin põhjas ära, et ei oska ma midagi mööda külgi maha. Noh, ütleme nii, kui sa oled, ja ma loodan, et kuulajad on vähemuses, noh, ma tahaks öelda, et kuulajate seas selliseid inimesi ei ole, aga see oleks, ma kardan statistika vastu eksime. Ma ei oska vast siiamaani väga hästi ennetavalt endale mingit blokke peale panna, ma õpin seda. Et see laks tuleb iga kord nagu kaitseta pinna pihta? No pigem nagu nüüd ma olen harjunud neid lööke sisse võtma, et mingi hetk sa muutud apaatseks selleks. Noh, mina ei mäleta, et ma kindlasti olin mingites olukordades koolis ka see tüüp, kes oli kiusaja tolles olukorras. Enamasti vast mitte teadlikult, sellepärast, et mina veetsin suurema osa oma kooliajast 90-ndatel kindlasti, kui niimoodi võtame, olles see imelik tüüp, kellel olid valed riided, vale keha, mis iganes, tegi valesid asju. Mul näiteks on siiamaani meeles algkoolist selline tore kogemus, kus ma sain piki päide jalgu õpetajalt, sest et ma võtsin vale raamatu kooli kaasa. Et ma olen kakskeelsest perest õpetajad, et iga laps võtab endale vahetunnis lugemiseks ja me propageerisime, et lapsed loeksid. Ja mina suutsin kaasa võtta venekeelse raamatu pliiatsist ja robotist. Ja ühesõnaga, mina olin 3.-4. klass, mina seal ei süvenenud. Ja siis mulle korraldati korralik nagu õesraih, et mis mõttes, et Eesti kool ja Vene, mina istusin seal, ma ei saanud aru, mis probleem on selles mõttes, et mul öeldi võtta raamat kaasa, ma võtsin raamatu kaasa, eks ole, tuli välja, et vale raamat, no andke andeks, eks ole, sama narala. Ja edaspidi olin targem, aga nüüd olles läbi kogenud nii füüsilise kui vaimse tervise kollapsi, siis õpid nagu kuidagi või hakkad õppima seda, et kuidas seda proovida ennetada, aga kas ta mööda külgi maha jookseb? Ei, need asjad jäävad meelde, mingi hetk kunagi üks paljudest, mitte paljudest, üks psühholoogidest, kes lasi mul noorena mingit järjekordset fantastilist pilti joonistada stiilis, mis pidi ütlema seda, et mis mu peas toimub, jõudis järeldusele, et ma olen karikas, mis keeb üle. Ja ma seal istusin, mõtlesin, et aga lahendusi probleemile ka või jäängi ülegi, et kaua ta lõputult üle keeb, mingi et saab kas vesi otsa või tuleb luuramp ja kariks laguneb ära. Juhtus see teine. Et nüüd ma olen lihtsalt see keskea poole või oleneb, kuidas mõõta, keskealine Eesti mees, kes avastas emotsioonid ja jõudis põhjapanevale järeldusele, et vahepeal ongi nagu okei tunnistada endale seda, et on valus. Ja nüüd oleks vaja välja mõelda, et kuidas jõuda nüüd selleni, et kui keegi jälle hakkab tähelepanu juhtima mingitele minu puudujääkidele, mida mul on palju. Tee nagu lihtsam, ma olen alati õnnelik, kui keegi paneb tähele midagi, mis mu juures hästi on, ma olen ära tegime, helistame emale. Et sa õpid läbi elu ja ma ei ole kunagi olnud see tüüp, kes on nagu, et olengi paks, eks ole, et see oli ebamugav ja sa teadsid, sa tunnistasid mingist hetkest seda probleemi ja sa üritasid sellega tegeleda. Aga kui sa tegeled sellega ja näed, et tegelikult paremaks ei lähe, seks vaimselt mingit nagu meeletut motivatsiooni edasi minna ei ole ja mingi hetk see vajadus tegeleda tekib tervisest. Sa saadki reaalselt aru, et see on sinu enda heaolu ja siis tekib see olukord, kus sa pead võtma vastu selle otsuse, sest muidu on lootusetu. Et ma teen seda ise enda jaoks ja nii on.
ja alati on kedagi, kes arvab, et ma olen paks või mul on vale keha või noh, mul siin hiljuti, ehk siis eelmine aasta oli suurepärane kogemus, et mind mõõdeti rahvariiete jaoks ja ma sain mõõtmise käigus teada, et mul on värdkeha, mis on nüüd diagnoos. Kas see oli nagu sinu isiklik järeldus? Või ei, mul öeldi, mis mina järeldan, see midagi, mina seisin ühe koha peal, ma olen meesterahvas, kui riide mõõtmiseks läheb, ma olen külmas higis ja palvetan, et see kiiresti läbi saaks. Mul ei ole seal mingeid arvamusi, mul ei ole mingeid seisukohti, kõik vaatavad sulle otsa, et sobib, sa oled noh, sa oled nagu mõmmi aabitses, et mina isiklikult arvan, üks põhjus, miks 90-ndatel kokutamine nii suur probleem oli, võib-olla on siiamaani, oli see, et noh, kui te mõmmi aabitsat vaatate, olete te kordagi näinud, et mõmmi on nagu õnnelik selle üle, et ta peab tähestikku õppima. Ei ole, ta on kogu aeg külmas higis ja paanikas keset seda metsa, et kumb, et kas emme tuleb tähti küsima või issi tahab tema ja sõpradega jälle sauna minna, nagu et noh, paanika igal pool. Nii et lühike vastus selleks, et ei, ma siiamaani võib-olla, ma olen paremaks läinud selles, kuidas tegeleda sellega. Ja see ei ole otseselt sellega, et ma olen ka üle veerand sajandi vahelduva eduga turvatööd teinud, ma ei tee seda välja elamiseks, vaid elatise teenimiseks ja noh, nagu tavatsetakse öelda, mul on selle jaoks vastav näoilme. Praegu ei ole, praegu see muiged. Hommik. Aga Kari, räägime sellest natuke, et milline on üldse inimese kaaluga seotud häbi või siis süütunne tema vaimse tervise nagu mõjutava osana? Oh jah, no selles suhtes, et see häbi ja süütunne ja vaimse tervise jutt on tegelikult, nagu ma ütlen, hästi, kui me tuleme tagasi korraks selle emotsioonide juurde, eks ole, siis tegelikult häbi ja süü on, eks ole, emotsioonid. Ja igal emotsioonil on põhjus, miks me seda tunneme, on ju. Et kui me räägime tunnete, siis tunne on midagi, märkame hommikul üles, tunneme ennast natukene võib-olla nii või naa, see on tunne, see võib kesta terve päev, selle pole mingit põhjust, on ju. Aga emotsioonil on alati põhjus, eks ole. Ja noh, emotsioon õnneks on tegelikult ääretult lühiajaline. Kui ta ei saa kütust uuesti peale, siis emotsioon läheb kiiresti üle. Häbi ja süütunne, noh, süütunne ütleb meile, et kuule, et sa käitusid valesti. Ära rohkem nii tee, eks ole. Või et sa tahad midagi teha, aga sa ei saa hakkama? See on, jah, et ütleme, et see on veel sinu midagi, mida sa kas üritasid teha või mis justkui oleks sinu kontrolli all, aga noh, sa ei teinud ära, sa ei saanud hakkama, eks ole. See on selline. Aga häbitunne on nagu selle kohta, kes sa oled. Vaata, milline sa oled, eks ole. Et noh, selles suhtes, et nad mõlemad on nagu tekitavad ebamugavust ja mõlemad ütlevad, et sa ei ole piisav, aga ühel juhul sa ei ole piisav sellepärast, mida sa teed, ja teisel juhul sa ei ole piisav sellepärast, kes sa oled. Nii. Need on päris erinevad asjad, aga need pannakse tihtipeale ühte potti kokku. Pannakse kokku, ega see ongi kaalulangetuse ja kehakaalu ja sellise ebavajaliku kehakaalu kõige suurem probleem. Et hästi suur hulk asju pannakse ühe nimetaja alla. Eks ole? Paks inimene. Aga see, et inimesel on kehakaaluga probleeme, see tegelikult on sümptom. See on üks sümptom paljude asjade seas, see ei ole haigus iseeneses, vaid see on sümptom. Näiteks, kui meil tuleb vastu tänaval inimene, kes võitleb oma kehakaaluga, eks ole, siis väga suure tõenäosusega on tal kas mingisugune meditsiiniline põhjus olla nii-öelda sellises kehakaalus või tal on mingisugune mure või probleem või mingisugune muu asi, mis väljendub sellena, et noh, see on nüüd viinud mind siia, et see on hakanud ka mu kehakaalu mõjutama, eks ole. Ja see süü, aga no ütleme, me paneme selle kõik kokku ühte sellesse, eks ole, see sama, et miks me stigmatiseerime inimesi, noh, see on ju väga lihtne, et söö vähem, liigu rohkem, eks ole, mina sain hakkama, võt mul sõbranna sai ka roosades nendes retuusides hüppam, sõbranna sai ka kuskil hakkama ja et noh, kuidas sina siis ei saa, järgult sa oled rumal loll ja nii edasi. Ja tegelikult minu enda jaoks on Eestis toimuvas üks kõige suurem probleem see, et ülekaaluga hädas olevaid inimesi peetakse laiskadeks, lumalateks
ja tahtejõuetuks. Ja tegelikult see ei ole nii, sest seesama, kui me räägime kas või ainult süü ja häbitundest, me jõuame kohe järeldusele, kuule, see on väga erinev asi, eks ole. Et kas ma teen midagi valesti või minus on fundamentaalselt midagi valesti, eks ole. Et me kasutame seda ju lauses kõrvuti ja mööda minnes ja nii kui me juba siia sisse vaatame, selgub, et oi, mulle siin on ikka väga suur vahe, eks ole. Samat moodi, väga suur vahe on see, et kas meie kehakaalu taga on mingisugused harjumused, eks ole. Ebakorrektsed harjumused, mis meile võib-olla on, ma ei tea, lapsepõlvest sisse harjunud, või see on näiteks stressi või emotsioonidega toimetuleku oskus ja kusjuures sageli ainukene oskus, mis meil on, eks ole, toit. Vinni puhtles selle kohta, et täiesti võimatu on olla kurb, kui sul on õhupall, inimesel on täiesti võimatu olla kurb, kui ta saab süüa, eks ole. Mida rohkem kaloreid, seda õnnelikum on või seda suurem see efekt on, aga see on plaaster, eks ole. Ja nüüd me oleme õppinud toiduga plaasterdama mingisugust probleemi ja siis kuidas me nüüd nagu hakkame stigmatiseerima seda, et kuule, et sorry, kool ei õpetanud sulle emotsioonide regulatsiooni, harjumuste muutmist, eks ole, stressijuhtimise tehnikaid, ise oled süüdi. Et see on nagu paratamatu tagajärg, kuhu me jõuame, eks ole. Ja tulles tagasi sinu algse küsimuse juurde, siis seda küsimust me enam lihtsalt ei mäleta. Samas oled sa sellele juba nagu vastanud, aga sina, Kari, oledki nagu keskendunud kaalulangetuse psühholoogiale. Ja. Mis iseloomustab võib-olla nende inimeste hoiakuid või enesehinnangut või olemust, kes on oma kaaluga kimpus, kelle jaoks see on probleem? Ma tulen väga sujuvalt nagu eelmise vastuse juurde üle tagasi, et kas me saame öelda, et on midagi sellist, et kõikidel inimestel, kes on kehakaaluga kimpus, on midagi ühist. Et täna meil on Tartu Ülikoolis on selline tore asi nagu käitumisgeneetika labor, kus me siis hukuvainiku juhtimisel uurime seda, et kuidas siis geenid ja käitumine ja kõik see mõjutab meie kehakaalu ja kaalu langetamisega õnnestumist. Ja minu enda doktoritöö on selle teemal, et me katsume teha instrumenti, kuhu me korjame kokku kõik põhjused, mis meil takistavad kaalu langetada. Me teame üle 200 niimoodi. Ja nüüd, kui me lähme tänaval ja vaatame mõnda inimest, kes on kehakaaluga kimpus, siis tal suure tõenäosusega on mingi komplekt sellest 200 faktorist, eks ole. Aga peaaegu mitte ühelgi inimesel ei ole identne komplekt, et vaat tal on see ja see probleem täpselt nagu tal naabril, eks ole. Ei ole. Tal on mingisugune komplekt nendest faktoritest, aga nad kõik on oma mures või probleemis unikaalsed, lihtsalt see väljendus on universaalne. See on see, mis meil on kõhu ümber. Nii et tegelikult nagu vaimses psühholoogilises mõttes iga inimene, kelle jaoks see kehakaal on oluline teema, vajaks väga personaalset lähenemist ja see faktorite kompleks on nii suur, et tõenäoliselt ta päris üksi sellest läbi ei näri, ta päris ise ei pruugigi leida seda lahendust, et see peaks olema ikkagi ma ei tea, et sul peaks olema treener ja sul peaks olema psühholoog ja sul peaks olema mõnikord ka geneetik ja kogu selline ja võib-olla ka siis ütleme, ma ei tea, mõni oluline arst. Jah, selles suhtes, et inimene võib närida läbi sealt küll üksinda. Küsimus on lihtsalt selles, et tal on vaja, punkt 1, meil on olukord, kus meil on viimased 10 või 15 aastat on meil õpetatud, et kuule, kaalu langetamise jaoks telli toitumiskava, käi natukene jõusaalis ja siis nagu enne ja pärast pilti pealt näha on, eks ole, ilusti vormis, kõik suudavad ainult liitu. Nii, et probleem on selles, et me peame nagu sellest nii-öelda, mina nimetan seda fit mõtteviisiks, me peame sellest fit mõtteviisist peame lahti, kehakaal ei ole nagu fit küsimus. Et fit on midagi, mis sa võid teha, eks ole, mingi igasugused fit väljakutsed ja fit söömised ja mis iganes asjad toidud, eks ole. Aga kaalu langetamise põhiküsimus on see, et inimene peab aru saama, et probleem ei asu taldrikus, probleem asub peas. Ja kui ma tahan oma probleemi lahendada, siis ma pean tegelema sellega, mis on minu peas. Selle jaoks, see ongi see üks instrument, mida me nüüd välja töötame, ongi see, et inimene saaks tegeleda sellega, mis on ta peas ja mis teda ümbritseb, eks ole, ja kuidas ta kõike sellesse suhtub, eks ole. Natuke peaks tegelema sellega minu meelest ka, kuidas nagu väljastpoolt sellesse inimesesse suhtutakse, mitte ainult, et selle, ütleme, kaaluprobleemiga inimese peas ei ole nagu see
komplekt asju, millega tuleb tegeleda, vaid ka ühiskonna peades on väga palju asju, millega tuleks tegeleda, et seda hinnangute andmist ikkagi oluliselt vähendada. Absoluutselt, aga see ongi, kui ma mõtlen, kui me teeme sotsiaalmeedia lahti ja sotsiaalmeedias hüppavad meile vastu ainult nende roosades rektuusidest türukud, eks ole, või siis jah, sellised maikadega vennad, eks ole, siis tahame või ei taha, me nimetame ju ka neid suunamudijateks, eks ole. Nad ongi, nad mudivad meie mõttesuunda, eks ole. Ja kui me kõik oleme nüüd õppinud aru saama, et kuule, et see nii ongi, et siis see muutus algabki sellest, et kuule, et me peame nagu sellisel sotsiaalsel tasandil saama selle selle shifti teha, et kuule, et see ei ole valik, see ei ole vabatahtlik, see ei ole laiskus ja rumalus, et see, et kui ma ütlen sulle, kuidas sa pead sööma, see ei ole lahendus, eks ole. Et see muutus, nagu sa tõesti ütlesid, see peab tulema väljaspoolt, see peab tulema nagu sellisel laiemal tasandil, et kõik hakkaksid mõtlema või mõistma seda, et kaalulangetus on midagi muud kui see, et kas ma panen siia kalaliha või panen punase liha, eks ole, või see, et kas ma teen 3 korda nädalas trenni või 2 korda nädalas trenni. See ei ole lahendus, see on nagu selline paadist vee välja viskamine, eks ole, et kui vett tuleb kogu aeg juurde, aga me tegeleme sellega, et kellel on kõige elegantsem riist välja loopimiseks. Samas erinevaid kaalulangetuse lahendusi tuleb meile ju uksest ja aknast, sest väga paljudel, protsentuaalselt väga paljudel inimestel on ülekaal, mis tõttu on turg olemas, lahendusi on kohutaval kombel. Millegi pärast mul on jäänud mulje, et see on niimoodi, et tublideks ja kangelaslikeks kaalulangetajateks peetakse ainult neid, kes teevad hullumoodi trenni, kes jälgivad iga kalorit ja kelle vaimne nagu seisund on selline, et ta suudab seda teha terve elu ja ta ei libise rajalt ja ta on saavutanud selle oma ideaalkaalu ja siis ta on nagu kangelaslik. Kui ta kasutab mingeid muid meetodeid, näiteks läheb mingi maavähendusoperatsioonile, arst määrab talle, ütleme, ravimid, siis ta oleks nagu mingi kergema vastupanu teed läinud või et siis see pole nagu nii kangelaslik. See meenutab mulle nagu natuke seda, et tõelised emad on need, kes sünnitavad ise kõigest väest valudes ja natukene vähem õnnestunud emad on need, kes kasutavad siis tuimestust või siis on mingil põhjusel tehtud neile siis keisrilõige näiteks, et kuidagi nagu mingisuguseid asju väärtustatakse rohkem kui teisi. Ja see on seotud selle arusaamaga tõesti, et kehakaal on, eks ole, see, et sõltub meie tahtejõust, on ju. Ja sellest, kui palju me panustame, eks ole, see verd, higi ja pisaraid ja kui sa nagu teed mingisuguse maavähendusoperatsiooni või sa kasutad mingisuguseid ravimeid, siis on nagu cheat. Teised näevad vaeva, sina võtsid mingi otseteed, see on väga inetu sinust, eks ole. Ja samal ajal me räägi sellest, et väga paljud nendest inimestest, kes väidetavalt siis 24/7, 365 fit mindset, meil on see kõik ja me oleme jõudnud siin ka. Kogu minu vähemalt mõttemaailm on see, et kõik see, mis oli Muurikas, United States of Americas väga populaarne 25-30 aastat tagasi juba, eks ole, ta jõuab meieni sellise viitega kuni 20 aastat. 90ndate teleturg Eestis. Sul oli õline Chuck Norris, kes ütles, et osta Torso Tiger. Ja kui sa ostad Torso Tiger, neile, kes ei mäleta, on plastmass vibu, mille sisse käisid kummid. Nüüd tehakse elastikkummidega trenni, isegi mina teen vahepeal, sest tõesti on hea reisile kaasa võtta kohvrisse, lihtsam kui hantel. Aga Chuck ütles sulle telekast, et tšeki minu six-packi, tea, mis ma tegin? Ma räägin sulle, ma tegin iga päev 15 minutit niimoodi, tõmbasin mingit plastmassi kummiga vastu enda kõhtu ja kuu ajaga. See ja rahvas ostis. Ta ei rääkinud sõnagi sellest, et võib-olla ta sinna kõrvale muutis toitumist ja et saada six-pack kõhule on lihtsam, kui sa iga õhtu ei saa six-packi külmkapist, eks ole, et mingid sellised asjad. Aga see töötas, inimesed, muidugi sa tahtsid, mina väikse poisine ka. Mu oma paps ostis Torso Tiger, siis oli mingi agregaat, mis elektrivõngetega pidi sulle kehakaal, et pane kõhu külge. Mul üks tuttav võttis seal, ütles tal niimoodi kõht valutas pärast. Valutaski, sest sa annad elektrit endale. Selle kohta kunagi kadunud Robin Williams Rahude Võngele, maailma üks parimaid koomikuid, mingi küsimust ei ole, viskas nalja, et selle aparaadi ainult kasutus peaks olema see, et sa paned need 2 suurt kleep mõlemale poole oma
pead ja lihtsalt tuletad endale meelde, et sa ei osta mingit jama ilma põhjuseta. Ja siin on sama tõesti, et meil on äpid, meil on sotsiaalrakendused, meil on pildid ja mina vaatan ka, mul väga meeldib, mis ma siin ikka, vahepeal võtad Instagrami ette ja ongi ilus vaadata mehi, naisi, kes on heas vormis ja mina nagu mõistuse piires olen ka Jack Reacheri fänn ja minu meelest Alan Richardson on kõvasti parem Jack Reacher kui Tom Cruise, mitte ainult sellepärast, et Alan Richardsonil on nagu suurem piits ja rohkem kuubikuid kõhu peal, vaid ta on nagu vastavalt raamatutele, Jack Reacher on siuke pea 2-meetrine mees, eks ole, tõsine kõndiv koll. Kui sealt Tom Cruise'i kunagi pildi pealt näinud, siis ta on rohkem lühike. Ja keerukas ongi see, et mina mõtlen enda peale, et ma proovisin kunagi dieete, ma kunagi lammutasin trennis seni kaua, kuni ma ühe korra noore mehena, kui ma jõusaali avastasin enda jaoks. Minu jaoks kehaline kasvatus 90-ndatel oli piin, sest meil oli see riiklik õppekava ja mina mäletan siiamaani seda päeva, kui ma pea ees rööbaspuudelt alla kukkusin, sellepärast, et õppekavas oli kirjas, et kõik peavad rööbaspuude peal kukerpalle tegema, kedagi kottinud, palju sa kaalud. Ja kasvatusõpetaja, vaimselt lõi võib-olla risti ette ja mõtlesin, kohe tuleb pallike alla, aga sulle öeldi, et rööbaspuud näed ja vahid siis. Hakkab kukerpalle tegema, siis, et kõik maailm sinu ümber, sinu enda pea, naervad klassikaaslased, füüsika vahepeal umbes nagu saatis tšakrate kaudu võnkeid, et halb mõte. Et see 120 kilo rööbaspuud... Mati peal on tal raske kukerpalli teha, sa paned ta võtad õhku rippuma või see sama rööbaspuude peal mingite harjutuste tegemine, kus ma alla kukkusin ja ma olen suutnud endal vähikõnniga käe ära murda massiga peale kukkudes ja peale seda veel õhtul ujumistrenni minnes, see oli koolis kohustuslik ja kõik ütlesid sulle, et möödi nuta. Sul ei ole valus, kõik on hästi, see läheb homseks üle. Ja sa käisid ujumistrennis ja hommikul ärkasid karjudes, sellepärast ei läinud üle, oli veel hullem ja siis lõpuks viidi sind arsti juurde ja arst ütles, et palju õnne, et eile oli vist põrutus. Nüüd on mõra. Õnnitleme teid. No sa oled olnud päris avameelne ka oma kaalulangetuse teekonnast rääkides, et... Sadism müüb. Jah, et mismoodi see nagu toimib nagu sinu puhul, et kas sa nagu kaitsed ennast või sa nagu kuidagi harjutad ennast selle ma ei oskagi öelda, selle reaktsiooniga, mis võib väljapoolt tulla või... Mingi hetk see lihtsalt vaimselt annad alla ka. Minul on, ma olen terve oma teadliku elu ühel või teisel moel olnud kimpus kehakaaluga. Lapsena, siis ma käisid erinevates trennides ja proovisid ja tegid ja mulle väga meeldis maadluses käia, aga mingi hetk ma vaimselt lihtsalt ei suutnud enam edasi teha, sellepärast kõik eeldasid mingid tulemusi ja sa pidid mingid asjadega, mina tahtsin lihtsalt maadelda. Ma olin nagu see poiss, kes oli see, et mulle tegelikult meeldib, see on tore, jah, suured onud kasutavad mind nukuna, sest ma olin pointsakas poiss, aga samas need veteranid, kellega ma siis nii-öelda maadlesin, nad õpetasid mulle ka asju. Mina sain aru, et ma olin neile hea treening vahend, aga nad nagu suhtusid hea peremehelikult minusse. Ja siis ma vahetasin kooli ja keskkoolis võtsin julguse kokku ja läksin karate trenni, kui ma olin kasvanud teadmisega, et karatekad on need sõgedad venad, kes teevad mingi nukkide peal 500 kätega võrrad, peksavad telliskivi seina ja siis tuli välja, et erinevaid on. Kõik ei ole nii. Ja see aitas kaasa ja ma mõtlesin toitumise ümber ja lõpetasin mingid krõpsutõgi ja samamoodi vaatasid üle, mida sa sõid ja kui palju sa sõid ja hakkasin jala koolis käima. Kuule, sa oled terve elu tegelenud oma kehakaaluga, sa oled terve elu tegelenud sellega, kuidas reageerida sellele, et teised inimesed annavad sulle hinnanguid su kehakaalu pärast. Kuhu sa selle kõigega jõudnud oled? Ma olen jõudnud sellega selleni, et ma olen hakanud aru saama 3 neid on võib-olla rohkem, aga minu 3 sellist lihtsast asja. Et esiteks, sellist asja nagu ideaalne kaal absoluudina on võimatu paika panna. Meil on, tavaliselt me räägime kehamassiindeksit omal ajal, või siiamaani mõõdetakse. Sellepärast, et see on see hea matemaatiline valem teatud probleemide lahendamine. Olgu see siis inimesele nagu kas ravi määramisel või väljamõtlemisel, et kas ta siis, näiteks praegu meil on selle uus kampaania, et saame kaitsetahte raames poisid vormi, mis tõesti, selles mõttes ma mäletan oma ajateenistuse kogemus. Minu jaoks ajateenistus oli põhimõtteliselt, ma olin põhikooli kehkatunnis tagasi.
kus tüübid vaatasid otsa, et jookse. Ja ma teadsin, et ma ei jookse piisavalt kiiresti, aga käsk on vanem kui meie ja tegid. Siis esimest ma olen aru saanud on see, et lõppkokkuvõttes seni kaua, kuni ma ise tunnen, et see aitab minul elus püsida, ma õigel teel. Teine asi on see, et ma olen proovinud, ma kütsin teete, ma olen käinud trennides, ma olen ise teinud trenni, ma kunagi avastasin jõusaali, otsustasin hakata raskusi tegema, tüüpiline nagu see psühholoogiline värk, et ma jõuan. Vahet ei ole, et füüsika võib-olla ütleks, see ei ole mitte kunagi elus rinnalt surumist teinud, äkki sott esimene kord peale panna on drastiline, nagu et tead see, et sina üle 100 kilo kaalud on nunnu, aga sul on käed. Ja sest ma mäletan, kuidas ma tegin suht algusaastatel jõusaalis mingit, vist oligi rinnalt surumise harjutus ja ma ei unusta seda prõksu mitte kunagi, mis mul kuskil siin rangluu juures ära käis, luu katki läinud, aga ma tundsin, et midagi, see valu oli ikka nädal aega ja see polnud lihasvalu. Ma kunagi küsiti, kus sa tead, ma olen piisavalt palju trennides käinud, ma suudan lihas ja mitte lihasvalu eristada. Ja peale seda ma sain aru, et lollustega võib-olla ei tasu nii palju tegeleda, et peaks rahulikumat võtma. Ja kolmas asi on see, et ma ei saa kunagi olla ideaalkaalus, erinevatele inimestele sobivad erinevad asjad, aga järjepidevus on see. Minul aitas kõige rohkem on aidanud võib-olla seda nii-öelda kaaluga tegelemine just see mõtteviis, et mõõdukalt tuleb seda asja teha. Näiteks ma kooli ajal ja ülikooli ajal ma ei olnud suurem asi hommikusöögi sööja ja peale seda siis hiljem ma veetsin kuskil 15 aastat oma tööelust ka niimoodi, et ma ärkasid hommikul üles, pidid kuskil 8:30 kooliõpetajana tunnis olema, sa ei viitsinud varem ärgata, et süüa, jooksid sinna ja pahatihti see lõppes sellega, et sinu esimene ainus söögikord oli õhtul, kui sa töölt koju jõudsid, sa avastasid ennast sellest olukorrast, et sa oled näljane. Ja sa õgisid ennast nagu kurguauguni täis, välja seda toit enam enda seest ei võta. Ja sa olid seal lamavas asendis diivanis või voodis ja mõtlesid, et okei, paljuks läks, hilja peremees, väga hilja. Eks nüüd ma olen jõudnud sinna, et ma teen trenni vastavalt, või mõistuse piires võib-olla, oma enda vannitoas. See on minu arvan siiamaani viimase aja kõige suurem saavutus, et sundid ennast kodus trenni tegema, see on meru keeruline. Sama keeruline nagu kodus tööd teha. Tööd üldse on vastik teha, aga mis ära teed, eks ole, elu. Ma hakkasin hommikus sööma puhtalt sellepärast, et oma kehale öelda, et kuule, et hakkab tegutsema nüüd, eks ole. Ja ma olen jõudnud ka selleni, et ma enam ei sea endale mingeid selliseid kunstlikke piiranguid, stiilis, et ma üldse ei söö seda ja see, kunagi ma olin, mingi aasta aega olin omast arust selline pseudo-vegan. Vältisin liha, õgisin juurviljad, jah, tore. Mingi hetk avastasid, et nagu efekti muud väga ei ole, peale selle, et sa oled kogu aeg näljane ja kuri. Ja ma nüüd ei väida seda, et veganlus mu kurjaks tegi. Ma lihtsalt arvastasin, et minu keha puhul... Sul oli mingid toitained puudu? Mingi toitaine oli mul puudu ja kuna ma ei ole spetsialist, siis ma mingi hetk nagu läksin tagasi selle peal. Aga ma tean ka seda, et minu enda kogemus on see, et üks kõige suuremaid selliseid ahilleasi kandasid toitumise puhul on poolfabrikaadid. Mina tean, et ma ei oska süüa teha. Ma ei ole... Ma saan hakkama, ma ei sure nälga, aga ütleme nii, et minult nagu kulinaarseid saavutusi oodata ei tasu, et Michelini tärni ma ei saa, et Kopniku tärni võib olla. Aga mul oli ka täitsa arvestatav periood minu elus, kus ma sellest vanast heast laiskusest käisidki peale tööd selle sama rõveda näljatundega, kui avastasid, et sa pole päeva otsa söönud, jalutasid poest läbi, kahmasid seal neid salateid ja asju endale ette, lahmisid nad kõik endale sisse, jõid tervisliku koguse kuni 2 liitrit Coca-Colat peale, sest lapsena sai liiga vähe joodud seda, ei olnud Coca-Colat, meil oli torhunn. Ja siis mõtlesid, et nüüd on põhimõtteliselt korras, aga vaimsel tasandil minu jaoks kõige keerulisem on olnud see järjepidevus. See sama, et ma nagu ütlen, et ma ei piira ennast. Okei, on mingid asjad, mida ma enam ei söö. Puhtus seepärast nad ei maitse mulle. Aga kas sa tegeleksid selle kõigega, kui sa ei oleks elu jooksul saanud väliseid hinnanguid oma kehakaalu kohta? Arvatavasti mitte. Ehk siis kas siis võib olla sellel, et sulle antakse hinnanguid, mis on väga halb ja negatiivne asi, et sinu jaoks on tal ka natukene käivitav jõud sellel olnud. Selline paradoks on, Kari, jah? No jah, selles suhtes, et hästi lihtne reegel, ütleme, meedias, ajakirjanduses ka, kehtib ju väga lihtne printsiip. Oluline on see, millest räägitakse.
eks ole. Oluline on ka see, kuidas räägitakse. Jah, kindlasti ka see, aga minu arust üks väga inimene, kes suudab väga hästi, väga keerulisi asju selgeks rääkida, Raul Rebane on öelnud selle kohta niimoodi, et see, mida uudised, see uudiste mõju meile või uudiste valiku mõju ei ole mitte see, kuidas me sellest räägime, vaid see juba, et millest me räägime ja kui sageli me sellest räägime. Et kui kaalulangetuse, kui inimene kuuleb enda kohta, eks ole, kogu aeg, et kui ma suhtlen nädala jooksul 10 inimesega ja 10 inimesest 9 teevad jutuks minu kehakaalu, siis järelikult see kehakaal kuidagi inimesena järelikult defineerib mind, eks ole. Et see on midagi minu olemuses, mis on väga oluline. Mis on paratamatult sinu olemuse osa, eks ole. Et see, et ma olen ülekaaluline või et mul on kaaluga probleem, on niivõrd oluline. Isegi kui nad räägivad nagu heas mõttes, et oi, kuule, et ei ole üldse hullu, tead, sa ei olegi nii palju juurde võtnud viimasel ajal, eks ole. Okei, aga kui sa selle nagu kogu aeg jutuks tood, siis ma kogu aeg saan aru, et see on oluline. Keegi ei räägi sellest, et kuidas sul koolis läheb? Et kuule, väga äge, et sul on maadluses hakkab palju paremini minema, eks ole, et kui 10 inimesest 9 kogu aeg räägis, et kuule, et sul see kuradi Manelson tuleb juba hästi juba välja, eks ole, et siis ükskõik siis sa defineerid ennast kui maadlijat. Jah, siis sinu enesehinnang sõltub võib-olla rohkem sellest, kuidas sul maadluses läheb. Aga kui nagu esmane asi, mis nagu tuleb või mida sa tajud, on see, et ja, kuule, sa oled see vend, vaata, sa oled see koomik, vaata, kes ma kehakaaluga hädas on, eks ole, siis see ongi see, et sa mitte ei ole nagu koomik, vaid sa oled see koomik, kes kehakaaluga hädas on, eks ole. Okei, aga selle koha pealt me lähemegi edasi praegu, et koomik ja tema kehakaal, sul on tulemas üks projekt sellega seoses, et räägi sellest veidi lähemalt. No, koomikud on tuntud, kui nagu öeldakse, et kirjutavad tunde sooloshowsid, siis ma kirjutasin ka ühe Stigmast Sigmaks. See Sigma asi on mul siiamaani trauma kohtumisest põhikooli lastega. Kõik oli legaalne, ma pidin seal koolimajas olema, see oli kooli sünnipäeva nädal. Paljud koolid teevad seda, et kuidas näidata lastele, et siit on võimalik pääseda. Kutsu vilistane esine, tema sai välja, sul on ka lootus. Ja hunnika algkooli lapsi jooksis juurde ja ütles, et Sigma viska 5 ja mul on siiamaani nagu kahetised tunded selle kohta, kuna ma ei räägi laste keelt, aga ühesõnaga, see jäi mulle kuidagi külge ja siis ma nagu, stigmasid ma olen piisavalt endale saanud, mõtlesin, et ma proovin seda Sigma värki ka, aga selle keskmes on jah, ma kirjutasin tunni jagu materjali sellest, kuidas inimesed mind näinud on läbi elu, B, kuidas see mind mõjutanud on ja siis ka see, et seesama, mis ma olen siis proovinud teha selle jaoks, et anda inimestele aimu, et minus on midagi rohkemat ka, kui olgu see siis kehakaal või minu imelik kõrvaehitus või nüüd ma olen juba jõudnud sinna, et mul on suhteliselt savi, mis brändi riideid ma kannan. Mul enamasti ongi olnud, aga jah, eks mingi hetk oli muidugi see, et kõik teised olid see, et mis mõtles, et meil on Nike, sul on Nikers. Kadaka turg, beebi. Mida müüdi, seda võeti, eks ole, seal oli Adibassi ka. Et selle projekti, minu jaoks on see teraapia vorm, selles mõttes, käid, räägid, kõik alati küsivad mult, et kas nagu valus ei ole. Tagantjärgi, eks ikka vahepeal on, kui see meenutab mingeid asju. Aga kui sa neid läbi mõtle, neid läbi koge sellest vaatevinklist, et kuidas sellest üle saada, siis ongi valus kogu aeg. Aga samas ma leian, et eneseiroonia ja enda pihta suunatud sarkasmi võlu lisaks valule on selles, et ma vähemalt oskan ette aimata, et mis kogemuse koha pealt ma siis nüüd nagu nalja viskan. Minu personaalne lemmik on alati see, et ma kunagi ajateenistuses ütlesin mingi kommentaari peale, et stiilis, et palju minust kaitsetahtes kasu on, et siis ma olin kõvasti suurem poiss. Et nii palju minust kindlasti kasu, et saate mu Narva silla peale veeretada ja nagu tangil ette, et vähemalt mingi tõkke pane ikka ära, et äkki räägin poisid ära ka, et mul on see supervõime, et ma räägin seda Ida-Virumaa eesti keelt ka suht okeilt, mis vahepeal tekitab inimestes küsimusi, et mul viimasel on väga meeldima hakanud see, kui inimesed küsivad mult, et kas ma vene keelt ka oskan ja siis on keegi kõrval, et kuule, kas see nime lugesid, mille peale ma võin kohe välja öelda, et Eestis on täitsa inimesi, kellel on slaavi nimi, aga kes ei räägi sõnagi
vene keelt ja ma olen ka vastupidises olukorras olnud, kui nagu öeldakse väga generic Eesti nimi ja ta räägib suga vene keeles ja ütleb, et izvinite, nagu no habla eesti keel, et olen küll vabandust, nüüd ma toon lihtsa hästi toore näite Andres Tamm, aga Andres nagu не понимает по-estonski ja see ei ole tema süü, ta võib olla kasvanud regioonis, kus muud varianti ei olnud. No nii, tänases saates me oleme rääkinud ühte ja teistpidi nendest asjadest, et mismoodi see, kuidas me ise oma kehakaalu tajume ja see, kuidas teised meie kehakaalule hinnangut annavad, võib vaimset tervist mõjutada. Ja sina oled siis ühe viisina selle kõigega toimetulekuks võib-olla siis just rakendanud enda jaoks siis, ma ei tea, huumorivankri. Vana hea enese alandamine, töötanud sajandeid, ma ei nagu põhjust praegu peatuda. Igatahes tänan teid Kaalujuttude stuudiosse tulemast, Kari Kuulmann ja Aleksander Popov. Aitäh kutsumast. Ja head kuulajad, ootame ka teie tagasisidet, et kui soovite kehakaalu teemal kaasa rääkida või siis oma kogemust jagada, siis ootame teie kirju aadressil kaalujutud@delfi.ee. Peagi taas eetris oleme oma järgmise saatega. Seniks kõike head, kohtumiseni! Kaalujuttude saates räägime avatult, ausalt ja tõenduspõhiselt, mis ülekaalu ja rasvumist tegelikult põhjustab ning kuidas selle keerulise haigusega toime tulla. Kuule ja loe lisaks veebilehelt minukaal.ee.